Milleks seda backstitchi ehk siis eesti keele öelduna tikkpistet üldse tarvis on? Backstitchiga on võimalik edasi anda kontuure ja detaile, mida ristpistega ei ole võimalik edasi anda. Ja tihtipeale muutuvad need tööd alles pärast viivistlust ehk tikkpiste lisamist arusaadavaks ja väga konkreetseks ja ilusaks. Tere tulemast jälle Tiina Pelli käsitöökanalile ja täna on eelkõige tikkijatele mõeldud video. Ja tänases videos ma näitan seda, kuidas tehakse backstitchi ehk siis tikkpistet. Ja backstitch ehk siis tikkpiste on meil skeemi peal alati märgitud selliste joontena, nagu siin on näha. Enne, kui te hakkate tikkima, eks ole, siis te loete läbi selle instruktsiooni, et need jooned võivad tähendada ka coachingut, mille kohta on mul video eraldi olemas, tegemist on siis joonpistega. Ja see on natuke teine teema. Aga oletame, et ja nii nagu minu sellest tööst tikkimistöös ongi, tegemist on siis tikkpistega. Vaatasime ära, et sellise joonen anda siis skeemi peale ära näidatud, aga ma ei näita teile praegu seda, kuidas ma tikin seda konkreetset tööd, seda ma näitan video lõpus natukene. Vaid ma näitan üldse, kuidas seda tikkpistet tehakse, sellepärast, et võiks arvata, et kuidas ta joont tikka, mis varianti seal on. Et üks variant ongi ja muudkui hakkame tikkima, aga ei ole nii lihtne. Valida on võimalik väga erinevate versioonide vahel. Ja vaatame need siis ära ja kõigepealt ma näitan siis, kuidas tehakse klassikalist tikkpistet. Alustan näiteks siit. Ma lihtsalt teen alguseks ühe sõlme siia. Töö puhul niimoodi alustada ei saa. Et mis ma nüüd teen? Ma teen sellise asja, et oletame, et mul on vaja siit siiani teha tikkpiste. Ja klassikaline variant on siis selline, et nad ütlevad siis kas üle 1 või üle 2 risti kruudu. Minu meelest on see nagu liiga tihti, et ei ole mõtet, aga no okei, võtame siit 2 näiteks. Toon tagasi ja nüüd ma toon nõela välja. Siit 2 ristpistet edasi, 2 ruutu edasi. Siit panen jälle nõela sisse ja teen ma praegu ühekordse mulineega. Ja väga tihti ongi ta ühekordse mulineega vaja teha. Ja tikkpiste jaoks on soovitav kasutada teravamat nõela. Ja teravama nõela miinus on see, mis siin on näha, et võib juhtuda, et ta läheb mitte sealt august läbi, vaid kuskilt lõimelõngade vahelt läbi. Nii, see on siis selline klassikaline tikkpiste. Alt tulen siit natukene edasi ja tagasi. Sellepärast venelased ütlevadki, et samm tagasi. Samm tagasi. Nüüd võtame järgmise. Nüüd selle tikkpiste kõige suurem probleem on see, eriti heleda mulineelõngaga tehes tumedamale taustale, et võt siia vahesse jäävad konkreetsed augud, sellepärast, et siia tekib vari ja siis ta tõmbab veel ka 2 poole laiali seda auku nagu laiemaks. Et tumeda mulineega ei ole see nii suur probleem, aga heledaga on see nagu väga suur probleem ja selle jaoks on mõtet teha üks väike selline nipp võtta kasutusele ja nipp on siis selles, ma võtan siin üle 3, sellepärast, et minu meelest on mõtet teha mitte iga üle 1 või 2, vaid isegi võib üle 3. No üle 5 ma enam ei tee, üle 5 risti. Aga üle 3-4 täitsa on võimalik teha, ma jätangi 3 tükki nüüd vahet. Et ma torkan selle nõela sisse, mitte siia auku, vaid katsun haarata seda eelnevat mulineed, et ma torkan ta läbi eelnevast mulineest. Ja katsun siis täpselt sinna eelmise mulinee niidi sisse seda torgata. Et siis ei jää sellist nagu masinaga tikkimise rida siia. Aga see on kahtlematult palju aega nõudvam. Ja selleks on vaja teravat nõela. Nii. Aga jääb ta ikkagi natukene paremini välja nägema. Järgmine versioon sellest backstitchist on selline, et ei ole mitte samm tagasi, vaid on kogu aeg samm edasi. Ja selle järgmise, selle tikkimisega on niimoodi, et ma tulen siit, eks ole.
Lähen edasi, ei tule tagasi, jätan siia vahele, jälle lähen edasi. Ja nüüd, kui ma olen jõudnud sinna sihtpunkti, kuhu mul on vaja minna, hakkan ma sealt tulema tagasi. Ja jällegi, et kui ma nüüd katsun siit haarata seda eelmist Molinee lõnga, siis mul jääb natukene paremini kui siis. No siit on muidugi nüüd raske teha, et ma torkan siit, tuli välja täitsa. Ilusti tuleb. No proovime ühe teha, et ma ei torka sealt eelmisest läbi, et siis jääb kohe selline vahe jääb sisse 2 piste vahele suurem. Tumeda Molineega ei ole see nii suur probleem. See oli siis, ma läksin edasi ja tagasi. Mis on selle pluss? Selle pluss on see, et läheb natukene vähem Molinee lõnga ja tagant näeb ta üldiselt natukene parem välja. Et kui on selline töö, näiteks mingi salvrätik või midagi, mida sa näed 2 poolt, et siis võib seda kasutada. Aga selle miinus on see, et ta võtab nagu ikkagi rohkem aega ja kui on vaja harutada, siin ma teen sirget rida, aga kui on mingi kaar ja vaatad, et oi, mul läks nüüd valesti, et ma ei saa nagu viimast pistet tagasi võtta, vaid ma pean siis harutama selle lõpp-punktist tagasi nii palju, kui mul on vaja. Et sellel on omad plussid ja omad miinused. Nüüd järgmine tikkpiste on neile, kes on avastanud, et töö lõpus, kui töö on valmis tikitud, teevad tikkpistet ja avastavad, et oi, mul on Molineed nii vähe järgi. Kuidas siis hästi ökonoomselt seda teha? Ja ökonoomselt saab teha teda väga lihtsalt. Tulen jälle siit 2 pistet, lähen edasi. Ja nüüd ma jään seda lõnga sealt tagant kinni, et ma ei tule mitte siia järgmisesse punkti, vaid siit astun pisikese millimeetrise sammu tagasi ja siit katsun läbi sellest Molineest torgata. Nii. Astun jälle sammu edasi ja nüüd ma tulen tagasi ainult natukene torgata läbi selle sama juba. See tähendab seda, et mul tagant ei kulu nii palju lõnga, aga nagu näete, see võtab tunduvalt rohkem aega kui klassikaline tikkpiste, et sellega tuleb vaeva näha lihtsalt ja ma pean hoidma siis kas seda tagumist lõnga pingul või siit eest või mõlemalt korraga, et üldse seda teha. Taha jäävad sellised pisikesed nagu mikropisted selle puhul, aga lõnga hoiab kokku. Ja siis muidugi tehakse ka seda, et kombineeritakse neid. Et proovime kombineerida siis mitut seda võimalust. Ükskord lähen pealt ja ükskord lähen alt ehk tagasi. Tulen siit jälle. Pealt ja alt. Et saab niimoodi kombineerida ja tagant näeb siis ta välja niimoodi. Aga see ei ole loomulikult kõik, sellepärast, et tikkpistet on võimalik teha ka ja on vajalik vahel teha ka 2-kordse Molineega. Klassikaline 2-kordse Molineega tikkpiste siis. Samm tagasi, tulen siia, samm tagasi, see on nüüd klassikaline 2-kordse Molineega tikkpiste, aga siin on jällegi, et kui on hele niit, siis siia tekib selline vari, pluss veel tõmbab selle augu suuremaks, kuna ta venitab mõlemale poole laiali. Et üritame siis teha nüüd niimoodi, et ma torkan eelmisest Molinee lõngast läbi, aga siin on nüüd oluline see, et ei torkaks läbi mitte 2 Molinee lõnga vahelt, muidu tekivad sellised rööpad ehk relsid, et seda peaks nagu vältima. Vaatame, kas õnnestub.
Et praegu mul läks ta 2 mulinee vahele, et seda ma ei taha. Et ma peaksin haarama sellest 1 mulinee lõnga. Nii, umbes selline ta tuli mul. Vist on vahet, aga mitte eriti. Võtame järgmise mulinee, sellepärast et on veel paremaid variante. Nüüd on siis selline versioon, et tikkida on vaja ikka 2-kordse mulinee lõngaga, aga ma alustan selle tikkimist 1-kordse mulinee lõngaga. Ja teen ma seda siis nii, et kõigepealt toon ta kuskilt välja, samm tagasi. No esimese piste võib ka teistpidi teha, et samm edasi. Toon siit peaaegu algusest tagasi, uuesti välja. Astun edasi, näete, astun edasi. Ja nüüd ma toon siin töö taga vot siia kohta, kust ma lõpetasin siia kohta. Nii. Nüüd ma tulen jälle samm edasi. Pikalt, eks ole. Ja töö tagant toon ma siis siia kohta, kus mul see eelmine piste lõpeb. Tulen jälle edasi. Ja mul tekib 2-kordne joon, aga ta jääb palju ilusam kui need, klassiti on siin. Muidugi igat ühte see jääri, aga lihtsalt, et sul on võimalus teha niimoodi. Ja sellega, mis ma praegu teen, on väga hea teha selliseid kumeraid jooni, mingisuguseid lillevarsi või selliseid töid on tänapäeval hästi palju, kus on vaja sellist kaart teha. Vot sellega on nagu kaart kõige parem teha, ta jääb kõige ilusam. Aga ka see ei ole veel kõik. Järgmise 2-kordse jaoks on mul samuti vaja 1-kordset mulineed ja teen ma seda siis nii, kui on selline töö, kus on näiteks hästi pikalt vaja teha ühte sirget ja tahaks, et ta tõesti oleks üks selline pikk sirge, siis ma viin ta sinna sirge lõppu ja päris lõppu viin. Ja nüüd ma tulen tagasi, tikin ta üle tavalise selle tikkpistega. Samm tagasi siis, eks ole. Aga ma iga kord katsun läbi tikkida sellest mulinee lõngast, mis mul siin on, eks ole. Et ma tikin selle pika sirge kinni backstitchiga. Mis on selle 2 viimase kõige suuremad plussid, on see, et ta on hästi kinni siin. Ja mul ei teki seda kartust, et näiteks ma tikin selle tikkpiste kohe ära, mitte pärast seda, kui töö on valmis. Ja et ta võib rippuma jääda hiljem, sest natuke venib nagu välja. Vot nende 2 puhul ta on siis nii kinni siin tikitud, et ta välja ei veni. Et see on nagu selle kõige suurem pluss. Eriti näiteks need, et tikid töö valmis, pesed ära, siis töö tõmbab kokku, eks ole, siis jääb tavaliselt tikkpiste rippuma. Mitte tavaliselt, aga tihti peale jääb. Aga kui tahaks nagu kohe selle tikkpiste ära teha, mitte hiljem pärast tööle lisada, nii nagu mina teen näiteks, eks ole, siis võib kasutada neid. Nii, kas on veel mõni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 versiooni tikkpistest. Ja ma võtan nüüd selle proovitöö siit ära ja ma siis natuke näitan, et kuidas ma reaalselt nagu oma töö peal seda tikkpistet teen. Näitan ma siis nüüd oma konkreetselt pärsiaia töö peal. Ja kõigepealt ma võtan muidugi kätte selle instruktsiooni ja siin on siis näha see, et tikkpiste tehakse siin 1-kordse mulineega. Oranžikas joon on number 4 mulinee, roosakas on 6, must on 23 värvi ja helesinine on 25. Need värvid muideks ei vasta nendele värvitoonidele, mis nad tegelikult on. Need on lihtsalt, et skeemil oleks hea lugeda. Ja hakkan ma siis vaatama, et kõigepealt siis on mul helesinist värvijoon. See tähendab minu jaoks sellist helerohelist mulineed. Heledat sinakas rohelist. Ja esimene asi, mis ma teen, siis ma vaatan ära, mul on see lilleõis. See on mul siin. Ma siis käin läbi nagu mõttes
kuidas ma teda hakkan tegema ja esimene asi, mis on see, et ma pean kinnitama selle asja töö taha. Mul lineelõnga, see tähendab, ma keeran selle praegu teistpidi ja teen sinna mingisuguse kinnituse. On võimalik teha ka mikrokinnitused, aga ma ei ole ise neid katsetanud, ma ei tea, kuidas ta jääb. Ja selle jaoks ma kasutan tavaliselt ühte teist nõela. Et kuna ma kinnituse pean töö taha tegema, siis mul on lihtsam nii, et ma tean seda, et ma pean siit sellest kohast näete töö ette ta tooma. Ma jätan selle nõela siia, keeran töö teistpidi ja siis ma tean, kust ma alustan. Tegin siis sellise kinnituse siia, et pistete alla. Ilmatan töö ette nõela ja siis ma teen mikrokinnituse veel. Nii, siit kohast ma siis toon ta töö ette. Ja kui ma skeemi vaatan, siis ma siit toon töö ette. 2 ristikest töö eest teen ära. Mikrokinnitused on ennem. Samas toon ta korraks sisse uuesti. Nii, 2 ristikest siia. Nüüd on mul vaja teha, järgmine tuleb siia diagonaali. Ja siis 2 üles. Üks on mul tehtud, teise ma teen siia kõrvale. Väga pikka vahet ei taha jätta. Järgmine tuleb mul siit 1, 2 mulined ja ülesse 2. Et siin on nagu hästi lihtne see konkreetselt selle töö puhul. Sellepärast, et siin on näha konkreetselt, kuhu auku ma pean selle nõela pistma. Et vahest on niimoodi, et tuleb tikkida mitte siis ristide vahele, vaid kuskil ristide keskelt või seest ja siis see on üpris keeruline. Esimene lill on mul päkitud. Mul on vaja nüüd tuua see umbes siia kohta, mitte umbes, vaid päriselt. Ja mul jääb üpris suur, mitu risti mul siit tuleb, 1, 2, 3, 4, 5. Ma teen taha, keeran tagurpidi ja teen kuskile pistete alla ühe lisapiste. Teie ei näe seda jälle sellepärast, et kujutate ette vähemalt, jah? Nii. Mitte midagi keerulist ei ole, et tuleb vaadata lihtsalt, kust ristide vahelt ma seda backstitchi alustan. Ja kui on väga suured vahemaad, siis ikkagi sinna taha kuskile ristide, sinna tahapoole teha mingisugune väike kinnitus, sealt alt läbi käia lihtsalt. Ja kuna mul on skeemi peal nüüd niimoodi, et siin on mul tikkimata ala, siis ma kindlasti seda rohelist niiti sinna teise järgmise õie juurde ei vii, vaid ma katkestan ära. Sellepärast, et ta jääb ikkagi natukene välja paistma pärast. Ma jätkan nüüd oma backstitchiga siin, kui on küsimusi, siis kindlasti küsige. Aga nagu te näete, mitte midagi keerulist siin ei ole.